Venemaa õhujõud on kokku varisemas. Praegu reaalajas ütlevad sõjalennukid keset lendu üles. Mootorid lakkavad töötamast. Pommid kukuvad lennukitelt maha õhkutõusu ajal. Ja mõnel juhul kaotab Venemaa hävitajaid isegi siis, kui Ukraina pole ühtegi lasku teinud. See on õhujõud, mis pidi taevast valitsema. Selle asemel hävitab see end ise. Ja just see teebki sellest ajaloolise läbikukkumise, mida Putin ei saa varjata. Sest kui Venemaa alustas oma niinimetatud sõjalise erioperatsiooni 2022 aasta veebruaris, tundus õhus olev tulemus vältimatu. Lääne analüütikud ootasid, et venelased saavutavad õhuülekaalu mõne päevaga. Vene õhu- ja kosmoseväed astusid sõtta umbes 1500 lahingulennukiga, mis oli üle 12 korra rohkem kui Ukraina sõjaeelne lennukipark. Venemaa kasutas kaasaegseid hävitajaid nagu Su-35S, Su-30SM ja Su-34, mida toetasid kaugmaa õhutõrjesüsteemid, strateegilised pommitajad ja õhus paiknevad radarid. Enamiku hinnangute kohaselt ei pidanud Ukraina õhujõud vastu isegi nädalat. Asja tegi veel hullemaks see, et Ukraina lennukipark koosnes vananevatest nõukogudeaegsetest lennukitest, millest paljusid oli aastatepikkuse alarahastuse tõttu halvasti hooldatud. Kui teel õhuülekaalu saavutamisele juhtus midagi ootamatut. Tegelikult on Venemaa esinenud palju halvemini kui oodati ning tema õhuvägi on sõja 4 aasta jooksul kuust kuusse üha enam lagunenud. Näete, Venemaa õhu- ja kosmoseväed ehk VKS alustasid seda sõda põhimõttelise probleemiga. Kogu nende sõjaline doktriin oli üles ehitatud kaitsemudelile. Vene piloodid olid välja õpetatud tegutsema pideva maapealsete juhtide juhendamise all, tõrjudes saabuvaid ohte, mitte juhtima keerukaid ründeoperatsioone vaidlustatud õhuruumis. Kui venelased olid sunnitud lendama sügavale vaenlase territooriumile, kus riik oli varustatud kaasaegsete õhutõrjerakettide, kaasaskantavate õhutõrjesüsteemide, radarivõrkude ja järjest võimekamate lääne hävituslennukitega, tulid Vene lennuväes ilmsiks struktuursed puudujäägid, mida ükski lennukite arv ei suutnud varjata. Kuna Vene lennukid ei suutnud Ukraina õhutõrjet maha suruda, taandusid nad kaugelt ründamise taktikale. Aga missioonid ei lõppenud kunagi ning see halastamatu tempo laastab nüüd lennukiparki halastamatult. Kõige selgem ülevaade VKS-i halvenevast seisundist tuli 2026 aasta märtsis, kui Ukraina Ossinti grupp Ossint Flow avaldas salajase Vene sõjalennunduse ohutusaruande, mis hõlmas vaid 3 nädalat operatsioone ajavahemikus 29. detsembrist 2025 kuni 18. jaanuarini 2026. Dokumenti ei olnud Moskva ametlikult tunnistanud, kuid sellel on kõik ehtsa Vene sõjaväe sisearuandluse tunnused. Tähtis on märkida, et isegi Vene õhujõudude enda mitteametlik Telegrami kanal Fighter Bomber, mis tavaliselt lükkab ümber Ukraina väiteid, ei püüdnud seda dokumenti vaidlustada. Ja see, mida dokument paljastab, on rabav. Vähem kui 3 nädala jooksul registreeris Vene sõjaväelennundus vähemalt 18 lennuväljal ja baasis kokku 24 eraldi juhtumit. Aga need polnud Ukraina põhjustatud lahingukaotused, kes teeb julgeid pingutusi, et korraldada droonirünnakuid sügavale Venemaale. Selle asemel olid need peaaegu eranditult mehaanilised rikked, meeskonnavead ja konstruktsioonilised probleemid, mis tõid lennukid alla ilma ühegi Ukraina raketi tulistamiseta. Ja kõige levinum probleem – lihtne mootoririke. Tõepoolest, 9-24 registreeritud juhtumist esinesid samad 2 kokpiti hoiatust, metallilaastud õlis ja madal õlirõhk, millele järgnes gaasi vähendamine, mootori seiskamine ja 1 mootoriga hädamaandumised. Mõjutatud lennukite hulka kuuluvad nii Su-34 ja Su-30SM kui ka Su-35S ning isegi transpordilennukid nagu AN-124 ja IL-76. Sama rikketüüp täiesti erinevatel lennukitel eri baasides, kusjuures ühine missioonitüüp puudus. See muster kannab endas kõiki süsteemse hooldus- ja tööstusliku kokkuvarisemise tunnuseid kogu Vene õhujõududes. Kõige süüdistavam üksikkirja dokumendis puudutab Su-30 SM2 sabanumbriga 91. 4. jaanuaril 2026 käivitas lennuk lennu ajal parema mootori õlis olevate metallilaastude häire, seiskas parema mootori ja maandus Milirovo lennubaasis ainult 1 töötava mootoriga. 5 päeva hiljem näitas sama lennuki kohta koostatud aruanne, et esines sama probleem, sama mootor, sama häire, sama 1 mootoriga maandumine Milirovos. On õiglane öelda, et Venemaa tegi parandustööd lohakalt ja saatis lennuki väidetavalt taas teenistusse ilma põhipuudust kõrvaldamata.
Lennundusekspert Anatoli Krapčinski oli laiematele probleemidele viidanud juba 2025 aasta intervjuus, selgitades, et Venemaa kaotas ligipääsu Ukraina Motorsichi ja Ivchenko Progressi mootoritootjatele. 2014 aastal mõjutas see tugevalt Venemaa lennundussektori osi, eriti transpordi- ja kopteriparke, ning sellest ajast alates on nende impordi asendamise programm olnud raskustes. Su-30 SM2 sabanumbriga 91 korduvad rikked on hoopis selge näide hooldus- ja ülalpidamisraskustest väes. Siis muutusid asjad ülevast naeruväärseks. 3. jaanuaril 2026 koges Ukraina vastu lahinguülesannet täitnud Su-34 midagi, mis kõlab peaaegu võimatuna. FAV-500 juhitav liukpomm kukkus lennukilt maha kohe pärast õhkutõusu, ilma et selleks oleks käsku antud. Pommi, mis oli varustatud UMPK juhtimiskomplektiga, maandus mõnisada jalda stardiraja ees, õhkutõusu suunas. Veelgi šokeerivam on see, et piloot jätkas siiski missiooni, justkui poleks ta just kaotanud üht laskemoona, mida oleks kasutatud Ukraina kaugelt ründamiseks. See polnud isegi üksikjuhtum. Jälgimisväljaanne Astra on tuvastanud, et vähemalt 10 Vene õhupommi on 2026 aastal kuni 5. märtsini kukkunud Venemaa või Venemaa poolt okupeeritud territooriumile. Pärast seda, kui 2025 aastal märgiti vähemalt 143 ja 2024 aastal 165 sellist juhtumit. Selgub, et liukpommid, mida võib pidada Venemaa peamiseks ründerelvaks, kukuvad iseenesest Venemaa enda territooriumile üha aeglustuvas tempos. Aruanne dokumenteerib ka, et Mi-8 helikopter naasis 2. jaanuaril 2026 pärast öist lahinguülesannet oma baasi Janko okupeeritud Krimmis. Kui sabaosa lähedal kostis 2 valjupauku ja suunajuhtimine kadus täielikult. Meeskond tõi selle 3. lähenemisel alla lennukilaadset maandumistehnikat kasutades, mis on tavaliselt mõeldud ainult neile õhusõidukitele, mille sabarootor on täielikult rivist väljas. Pärast lennuinspektsioonil leiti sabaosas peaaegu jalasuurune auk, läbilõigatud kaablid, hävinenud HTF raadioantenn ja lame metallikild. Umbes printeripaberi suurune tükk leiti kaubaruumist pärast seda, kui see oli läbi liugukse tunginud ja kokpiti soomusplaati tabanud. Osint Flow hindas kahjustuste profiili vastavaks Vene õhutõrjeraketi killule, mitte lahingukokkupõrkele Ukraina vägedega. Teisisõnu, Vene õhutõrje võis alla tulistada omaenda kopteri. Las see mõte korraks setib. Venemaad peetakse praegu laialdaselt üheks maailma kõige arenenuma õhutõrjesüsteemiga riigiks, kuna nad on aastakümneid investeerinud programmidesse, mis suudaksid konkureerida Ameerika süsteemidega. Ja isegi kui õhutõrjesüsteemid ei töötanud päris nii hästi kui loodeti, siis liitlaslennukite allatulistamine on ikka väga madal tase. Muidugi oli selle 3-nädalase perioodi jooksul Osint Flow raportis veel palju rohkem niinimetatud juhtumeid, sealhulgas Su-35S, mis sõitis oma tugeva varjualuse väravasse ja kahjustas Kibni elektroonilise sõjapidamise kondlit, ning MiG-31PM, millel purunes peateliku rehv pärast seda, kui pidurduslangevari ei avanenud. Ka-52M ründekopter, millel tekkis öisel lahingulennul täielik hüdrosüsteemi rike, tegi sunnitud maandumise. Ja Tusada 34A transpordilennuk, mille komandöri esiklaas purunes vaid 13 minutit pärast õhkutõusu. Arvestades nende tõsidust ja ilmseid sarnasusi, võib kindlalt öelda, et Venemaa lennuvägi üritab täita ülesandeid ja teha väljalende tingimustes, milleks see pole kunagi loodud olnud. Heaks näiteks on see, et Venemaa õhujõud on tegelikult lennutanud oma lennukeid äärmiselt tiheda graafikuga alates Süüria kampaaniast 2015 aastal. Ja see tempo on alates 2022 aasta veebruarist mitmekordistunud. Rand Corporationi 2024 aasta analüüsi kohaselt lendas VKS oma lennukitega umbes 2–4 korda rohkem, kui nendel oli ette nähtud aastas lennutunde. Tavapärase rahuaja kasutuse korral läbiks selline lennuk nagu Su-35S oma Saturn AL-41 F1S mootori täieliku hooldusülevaatuse umbes iga 1000 lennutunni järel. Kuid tegelikes sõjaolukordades peab lennuk lendama madalal kõrgusel ja järgima maastikku, et vältida radarit, korduvalt kasutama järelpõlemiskambrit, et kiiresti Ukraina territooriumilt lahkuda pärast liukpommi kohaletoimetamist ning manööverdama vaenlase õhutõrjest kõrvale. Soovitatav hooldusintervall väheneb järsult 1000-lt vaid 700 või isegi 500 lennutunnile.
Rand hindas, et ülekasutamine põhjustab Venemaale igal aastal umbes 26 lennuki kaotuse niinimetatud arvestuslike kaotustena, mis tähendab, et lennukid ei hävine lahingus, vaid jäävad püsivalt või poolpüsivalt maa peale metalliväsimuse ja kulumise tõttu. 2023 aasta lõpuks oli neid arvestuslikke kaotusi juba umbes 60 lennukikeret. Praeguseks on see number märgatavalt suurem. Ja Venemaa jaoks läheb asi veel hullemaks. Avatud allikate luureorganisatsioon Oryx on visuaalselt kinnitanud vähemalt 40 Su-34 kuni 8 Su-35S, kokku vähemalt 170 fikseeritud tiivaga lennukit ja umbes 170 helikopteri hävitamist või hõivamist. Isegi Venemaa väärtuslikumad varad pole pääsenud. Ukraina on alla tulistanud vähemalt 2 Berijev A-50U radarilennukit, millest igaüks maksab umbes $300 miljonit. Kasutades Ameerika Ühendriikide poolt tarnitud Patriot õhutõrjerakette ja nõukogude ajast pärit S-200 kaugmaa raketisüsteemi, mis töötavad ebatraditsioonilistes rakettide kasutusrežiimides, kus radar on välja lülitatud. Need A-50 on sisuliselt asendamatud, kuna Venemaal puudub tööstuslik võimekus ja sanktsioonide tõttu pole võimalik vajalikke osi importida. Surmav hoop tuli 2025 aasta juunis, kui Ukraina droonid ründasid 5 Vene lennubaasi, kus asusid aktiivsed strateegilised pommitajad sügaval Venemaa territooriumil. Ühe ööga hävitati või kahjustati tõsiselt vähemalt 2 Tu-22 ja 4 Tu-95 strateegilist pommitajat. Need varad ei maksa mitte ainult $100 miljoneid tükk, vaid need olid ka üks peamisi viise, kuidas Venemaa jõudu tuumapeletuse kaudu demonstreeris. Operatsioon Spy. Teatavasti kahjustas või hävitas operatsioon Ämblikuvõrk kokku umbes 40 sõjalennukit, sihtides mitte ainult valminud lennukeid, vaid ka Venemaa tootmisvõimekust ennast. Ukraina võime neid sihtmärke rünnata, kuid mis veelgi olulisem, kaitsta end arvuliselt ülekaaluka vaenlase vastu, on oluliselt paranenud tänu lääne lennukite pidevale saabumisele. Enne aastat 2024 kasutas Ukraina vananevat nõukogudeaegset lennukiparki, kuhu kuulusid MiG-29, Su-27 ja Su-25. Lennukid, mida Venemaa tundis läbi ja lõhki ning mille taktikalisi piiranguid mõisteti hästi. Kuid F-16 hävitajate tarnimine Hollandist, Norrast, Taanist ja Belgiast hakkas seda olukorda muutma. Ainult Holland lõpetas 2025 aasta mais 24 F-16 lennuki tarnimise, Norra andis 14, Taani lubas 19 ning Belgia lubas 2028 aastaks veel 30 lennukit. Prantsusmaa saatis seejärel kogu 2025 aasta jooksul 6 Mirage 2005 lennukit ja Rootsi teatas 2025 aasta oktoobris kavatsuste protokollist, et uurida kuni 150 sarjas 39 Gripene lennuki eksportimise võimalust. Eriti on F-16 ja Mirage lennukeid juba operatiivselt kasutatud Vene tiibrakettide tõkestamiseks. Need lennukid andsid Ukrainale NATO standardile vastava avionika, radari ja nägemisulatusest väljaspool kasutatavate õhk-õhk-rakettide võimekuse, millega nõukogudeaegsed hävitajad ilmselt võistelda ei suutnud. Venemaa sattus esimest korda selle sõja jooksul olukorda, kus ta pidi vastamisi seisma hävitajatega, mille vastu tal polnud tegelikult teadmisi ega kogemusi. See ebakindlus koos Ukraina punktkaitsevõrgustikega, mis kasutavad Patrioti, Nasamsi ja Iris-T süsteeme, on muutnud Vene piloodid üha vastumeelsemaks üldse vaidlustatud õhuruumi sisenemisel. Aga kui soovid rohkem teada saada, kuidas lääne varustus ja taktikad Ukrainas laineid löövad, siis kindlasti telli sõjasaade The Military Show. Me postitame iga päev videoid, mis kajastavad kõiki sõja arenguid ning ka ülemaailmseid geopoliitilisi uuendusi. Nüüd, lisaks Ukraina edusammudele lennunduselektroonikas, on Venemaa doktriiniline vastus olnud lääne analüütikute jaoks põhiliseks vaidluskohaks. Kuna Venemaal ei õnnestunud Ukraina üle õhu ülemvõimu saavutada juba esimestel kuudel, kui selleks oli parim võimalus, pole neil praegu selleks mingit võimalust ning seetõttu toetub Venemaa üha enam liukpommidele. Need on nõukogudeaegsed FAB-500, FAB-1500 ja isegi FAB-3000 pommid, millel on lisatud lihtsad juhtimissüsteemid ja tiivakomplektid, mis võimaldavad lennukitel need lasta 20–30 miili kauguselt ning kohe turvaliselt tagasi pöörduda. Kui 2023 aasta alguses alustati mõnekümne pommipideva langetamisega nädalas, siis viimased hinnangud näitavad, et 2025 aasta lõpuks kasutas Venemaa kogu rinde ulatuses kuni 100 pommi päevas. See strateegia on olnud sõjaliselt tõhus Ukraina positsioonide tabamisel, kuid liukpommide rünnakud ei vähenda lennutunde. Õhkutõus, lend väljalaskealasse, relvade väljalaskmine ja naasmine baasi kulutavad endiselt iga lennuki osa.
Venemaa võib olla leidnud viisi, kuidas vähendada ohtu oma pilootidele ja säilitada operatsioonide tempo, kuid ta pole leidnud viisi, kuidas vähendada mootorite kulumist. Lekkinud lennuohutusaruanne teeb selle traagiliselt selgeks. 9 mootoririket 3 nädala jooksul lennukitel, mida kasutatakse peamiselt liugpommide heitmiseks, on otsene tulemus sellest, et lennatakse amortiseerunud lennukipargiga jätkusuutmatult kõrge tempoga. Ja Venemaa võime neid lennukeid asendada või parandada variseb kokku koos lennukipargiga. Royal United Services Institute'i 2025 aasta novembri raport pealkirjaga Suhoi tootmise haavatavused kirjeldas tootmiskriisi üksikasjalikult. Venemaa tootis 2022 aastal vaid 9 Su-34 lennukit, 2023 aastal tõusis see arv 13-ni ning 2025 aastaks on eesmärgiks seatud vaid 17 lennukit. Su-35 S-lennukite tarned ulatusid 2024. Aastal 12 tellitud lennukist 10-ni. Seega on Su-30, Su-34 ja Su-35 lennukite aastane kogutoodang kokku umbes 20 lennukit aastas. Orixi raportite sageduse põhjal on see vaegu piisav, et kompenseerida kinnitatud lahingukaotusi, rääkimata ülekoormusest tingitud hinnangulistest kaotustest. Aga tegelik probleem on selles Venemaa kasvav isoleeritus. Toothmine sõltub tugevalt välismaistest tööpinkidest, spetsialiseeritud elektroonikast ja kvalifitseeritud inseneridest, kellest paljud on emigreerunud. Sanktsioonid on häirinud juurdepääsu täppistootmise seadmetele, mis hoiavad tootmisliine töös. Jaapani CNC-masinad firmal Sodic ühes olulises tehases paigaldati 2017. aastal ning nende täpsus on garanteeritud 10 aastaks. Venemaa ei saa enam seaduslikult nendele masinaile varuosi ega asendusi hankida. Kell tiksub juba lõpupoole. Kaitsetööstuse kriis, mida kirjeldas ajakiri Defense 2025 aasta novembris, on veelgi sügavam. Vene kaitsetööstusettevõtted töötavad sisemiste dokumentide kohaselt niinimetatud käsitsi juhtimise režiimis, mis on pehmendatud väljend selle kohta, et ettevõtted lahendavad võlakriise kriisist kriisini, mitte ei juhi jätkusuutlikku äri. United Aircraft Corporation, mis juhib kõigi Vene sõjalennukite tootmist alates Su-35 kuni Tu-95 pommitajateni, on seotud sadade kohtuasjadega maksmata jäänud alltöövõtjate tõttu. Kaitselepinguid täidetakse 2019. aastal fikseeritud hindadega, samal ajal kui komponentide hinnad on sisemise kirjavahetuse kohaselt tõusnud 10 või isegi 100 korda. Ettevõtted kannavad iga tarnitud kauba pealt kindlat kahjumit. Töötajate mobiliseerimine sõjaks on tootmisliinidelt ära viinud tehnilised töötajad. Ja eksporditurg, mis ajalooliselt toetas alla omahinna kodumaiseid tarneid ekspordiga sellistesse riikidesse nagu India, Egiptus, Alžeeria ja Vietnam, on peaaegu kadunud. Selle tulemusena kukkus Venemaa relvaeksport Jamestowni fondi andmetel aastatel 2021-2024 hinnanguliselt 92% võrra. Egiptus tühistas oma Su-35 lepingu. India valis Prantsuse Rafali Vene Su-57 asemel. Isegi riigid, kes on endiselt nimeliselt huvitatud Vene lennukitest, hakkavad seda valikut ümber hindama, kuna on üsna selgeks saanud, et Venemaa ei suuda tagada tarnetähtaegu ega varuosi. Su-57 ekspordiväljavaated on peaaegu täielikult kadunud. Su-75 Checkmate'i kerge varghävitaja, mis pidi olema Venemaa vastus F-35-le, pole sisuliselt ühtegi ostjat leidnud ning selle kõige tõenäolisemaks kliendiks on Valgevene, mis pole just esmaklassiline turg. Siis on veel Hiina küsimus. 20 aastat oli Hiina üks Venemaa parimaid kliente, ostes Su-30 MK hävitajaid ja püüdes omandada reaktiivmootorite tehnoloogiat, mida tal veel ei olnud. Täna toodab Hiina 5. põlvkonna varghävitajat J-25 ja ekspordile suunatud J-35 ning turustab aktiivselt oma 4. põlvkonna hävitajaid välismaal. Siiani on ainult Pakistan saanud kätte J-10C hävitajad, samal ajal kui sellised riigid nagu Iraan, Egiptus, Indoneesia ja Araabia Ühendemiraadid on üles näidanud huvi või uurinud võimalikke tehinguid. Riikidele, kes varem pöördusid Moskva poole taskukohaste ja võimekate hävitajate saamiseks, pakub nüüd Peking sama väärtuspakkumist, kusjuures tema tarneahelad ei ole lääne sanktsioonidest mõjutatud. Venemaa positsioon maailma taskukohase alternatiivina lääne sõjalennundusele on täielikult õõnestatud ning koos sellega ka eksporditulu, mis rahastas järgmise põlvkonna arendust. Venemaa tsiviillennundustööstus peegeldab sama kokkuvarisemist ning need 2 sektorit on omavahel rohkem seotud, kui esmapilgul paistab. United Aircraft Corporation juhib nii sõjalennukite kui ka tsiviillennukite tootmist, mis tähendab, et juhtimisotsused, eelarvejaotused ja tööjõu määramised mõjutavad mõlemat valdkonda.
2022 aastal teatas Venemaa valitsus julgest eesmärgist toota 2030 aastaks üle 1000 uue tsiviillennuki Venemaa lennufirmadele. 3 aasta jooksul pärast seda on Venemaa tehased tootnud kokku 13 tsiviillennukit. 2025 aastal tarnis Venemaa 15 planeeritud lennukist vaid 1 kommertslennuki. 2024 ja 2025 aasta tootmise eesmärgid vähendati 171 lennukilt 21-le ning seejärel kärbiti neid veelgi ametnike sõnul rahastamisraskuste tõttu. Eesmärk toota 1000 lennukit aastaks 2030 on Kremli avalikus päevakorras vaikselt ümber vaadatud ning uute plaanide kohaselt püütakse nüüd jõuda veidi alla 1000 kodumaise lennukini, kuna sanktsioonide ja tootmisraskuste tõttu on ajakavad nihkunud. Samal ajal sõltub Venemaa tsiviillennukipark, kuhu kuulub üle 700 lennuki, peamiselt Airbusi ja Boeingu mudelid, nüüd hallituru varuosade hankimisest. Ja Ukraina välisluureteenistus on hinnanud, et Venemaa võib sanktsioonide tõttu varuosade nappuse tõttu kaotada aastaks 2030 ligi 30% oma tsiviillennukitest. Me näeme juba selle kokkuvarisemise algust. Näiteks AN-22 raskeveolennukiga, mis murdus pooleks ja kukkus alla Moskva lähedal. 2025 aasta detsembris tappes 7 inimest. Väidetavalt lendas lennuk aasta üle ettenähtud mahakandmistähtaja. See oli tõenäoliselt viimane AN-22 Venemaa teenistuses. Siin on, kuidas see kõik kokku tuleb. Lekkinud hooldusaruanne, hinnangulised kahjuprognoosid, tootmisnumbrid, ekspordi kokkuvarisemine, tööstusvõlakriis, tööjõupuudus ja tsiviillennunduse kokkuvarisemine. Venemaa lennukipark on suutnud hakata sõda kaotama, kuid mitte peamiselt vastase tõttu. Ukraina piloodid ei ole paremad rohkemate missioonide läbiviimisel. Selle asemel surub Venemaa iga lennuki kaugelt üle selle murdepunkti, püüdes lõpetada sõda, mis teise aasta lõpuks sisuliselt seiskus. Vene president Vladimir Putin ei saa seda kokkuvarisemist lõputult varjata. Iga mootoririkke või allatulistatud lennukiga kuhjuvad kaotused edasi ning Ukraina luureteenistused on muutunud piisavalt osavaks nende märkamisel, et tagada nende arvestamine. Ainus küsimus on nüüd, kui palju lennukipargist on sõja lõpuks alles. Kuid Venemaa tegelikud kokkuvarisemise põhjused ei piirdu õhujõududega. Lisateave saamiseks vaata seda videot. Ja ära unusta tellida The Military Show'd, et saada rohkem põhjalikku analüüsi Ukraina sõjast ja ülemaailmsetest sõjalistest sündmustest.